stuudios ohtralt pildistajaid ringi, nagu oleks tegemist mitte diskurite festivaliga, vaid oleks fotograafid üle Eestimaa siia kokku sõitnud ja no nüüd on küll Miks nagu? Eks väike lisatasu tuleb ka fotondusega tegelemisest. Kelle kell see 19 minutit kuus läbi näitab? No nii, nüüd jõuab pool minutit juba rohkem. Praegu on mikrofoni taga kolm sellist natukene suuremat ja vanemat ja paksemat ja rikkamat meest. Mõned võib-olla on. Arnost räägivad. Seda ei saa nii mitmuses siin hakata nüüd rääkima. Tegelikult praegu on Raadio 2 kaks väga staasikat tegijat, Allan Roosilet ja Arno Kukk mikrofoni taga ja kolmas mees on tegelikult üks mees, kes nagu raadiojaamas kuskil nagu statsionaarselt ei teegi, vaid Raadio 2 teeb ta kogu aeg. Mis mõttes kolmas mees on üks mees? Kolmas mees on Margus Turu, kes topib ennast teistesse saadetesse ja alati, kui vähemalt ta siin Tartus on, siis ta lausa kraabib Raadio Tartu ukse taga. Tegin ka avalduse. Nõuab sisse saamist, aga lubage. Täna on nad kõik siin ning tantsutallad on sellel aastal 6. korda. Margus, sina oled Allan... Mina olen 7. korda. Olete kõik festivalid igal aastal kohal olnud? Margus vist küll? Ei ole. Ei ole? Kui ma parajasti välismaal ei ole, siis ma... Ei, mina olen küll kogu aeg olnud, sest ilma maskotita ei saa ju ühtegi festivali pidada. Meil on jah väga tähtis asi, ilma Arno kingadeta ei saa. Ka eile õhtul Lihaste hotelli meeldiv seltskondas või sellest me ei tahtnud rääkida. Ei. Me võime Arno Kukke toanumbri muidugi öelda eetriste saate lõpuks. See sunnib raadiokuulajaid krapi ligi olema kella 19.59. No nii, tegelikult meil on saates ikkagi üks selline läbiv teema ka, mille järgi tuleks meil juhinduda ja Tiit Priidel veel ei ole saanud, nüüd ta närviliselt lasi tule ära, nii et... Muide, sa ei ole üldse rääkinud, et meil on siin suur hulk tüdrukuid, tütarlapsed teevad kohe häält 3-4 ja nüüd! Ervin Urtsoo meie raadio näitaks pilti, siis ei saa vaadata Ervinit praegu. Ei, aga meil on siia tulnud ka üks kiri on tulnud, tegelikult on tulnud siia. Üks kiri on, jah, ma loen selle kohe ette. Ulata mulle see kiri ka siia poole. No võta see kiri läks ümber, poisid. Kiri on selline, et noor ja lootustandev poissmees sooviks tutvuda tütarlastega ja telefon on lihtne 250 49 385, nii et helistage noored tütarlapsed ja te saate ühe noore poisiga tuttavaks, muuseas mersu ja valuveljed olemas. Mitte musta värvi. No nii, lugupeetud. Aga nüüd vist läheb asjaks ka. Meil on üks helistaliinil, kes on siin juba kannatamatult ootanud. Halloo! Tere õhtust! Nüüd aitavad tutvusi ja muid asju sobitada härrad teise laua taga. Millist tutvust te täna? Seitse õnneks või kahjuks on vähemalt üks osa seltskonnas siit stuudiost lahkunud ja ära läinud küll, aga üks osa on veel siia jäänud ning nüüd on aitamas inimestega suhtlemisel mind vähemalt aitavad Tiit Priidel ja Kristjan Hirmo, kes on veel oma tühjade kõhtudega jäänud siia selles mõttes, et suur osa siirdus kahjuks ära sööma. No jah, meie austame Raadio Tartu kuulajaid ja sind, Marko, siinpool siis on kaks meest, üks mees on Megaraadiost nimega Mega FM ning teine raadiolainetelt Sky Plus, nii et kui Tallinnasse satute, siis kuulake kindlasti mõlemat raadiojaama. Ja siia on tulnud vahepeal üks päris, kuidas öelda, selline kelmikas sõnum, ma loeks selle ette, nimelt väikemees tahab tänaseks õhtuks hooldusõde vanuses 20–30 aastat, võivad olla ka kaksikud ja telefoninumber on ilmselt läheb otse eetrisse 428 066 või 8250 86 186 ning tagasi helistamise võimalus on samuti, nii et olge head, kui on kaksikud või hooldusõed, kes tahavad väikest meest abistada, olge head, helistage nendel numbritele. Jah, ei oska kohe öelda midagi selle peale. No Tiit, sina ärkasid ka alles nüüd üles päris paar tundi alles tagasi, millega sa tegelesid hommikuni. Sind oli nähtud muideks juba hommiku kella 8 ka sellist väikest jooksutrenni tegemas, nagu sul tavaliselt. No mul on jah, üldiselt on jäänud selline traditsioon, et ma ikka viimased 30-40 aastat olen katsunud ikka hommikul liigutada ennast kuskil 8-st. Olen läinud jooksma paar tunnikest tänasel Ihastegi ümber sai ära tehtud paar ringi. Ihastest Tartusse ja tagasi käis turul ja tõi meile hommikul värsket kraami.
nii et ja päeval tegin väikse päevase une ja nüüd ma olen siis siia saatesse lõpuks jõudnud, kell on 3:07, nii et Discordit teil on niimoodi, et paraku nad elavad sellist öö ja õhtul on natuke rohkem kui hommikust. Me ei tohi ühte üritust ära unustada, mis meil just äsja lõppes, nimelt vibulaskmine, kes siis võitis? Sõbramajas toimus Discorite vibulaskmisturniir, kus sai ka ammu lasta, mõned meist lasid nii ammu, et ei mäletagi enam, aga mul on väga hea meel öelda, et 3. auhinnalise koha sain mina ja ma napsasin selle Tiit Priideli nina eest ära. Kes jäi teiseks? No, meil oli põhimõtteliselt ja oli Kristjan Hirmaga koos võrdne punktide arv, aga finaalis esimese lasuga küll ma läksin 10. ja Hirma läkis 9. aga teise lasuga paraku läks natukene teisiti ja ütleme ka võitja ära, see oli siis Andres Soo raadiost Mega FM, teine oli Allan Roosist Raadio 2 ja 3. oli Kristjan Hirva ja auhinnad olid niivõrd suured, et isegi neid ei jõudnud ära viia. Andres tellis nüüd selle DHL-i järgi, nii et see pakk viiakse vist ilmselt Tallinnasse või Pärnusse, ma ei tea, Andres on vist Pärnusse kolinud, nii et see viiakse suure autoga ära. Nii, hakkame helistajaid ka võtma taas eetisse. Meil on üks liinil, halloo. Tere. Tere. Mina olen Janek. No tere, Janek, nii tõsise häälega. Jah. Janek on väsinud häälega äkki, hoopis mitte tõsise. Ei ütleks, et väsinud. No kas Janek käis eile nendel kuulsatel üritustel, mis täna jätkub ja minu teada on lausa 30 ja 40 DJ-d Eestimaa siin koos, see on siis tantsutallad, mis toimus samas suures megaklubis nimega Atlantis. Käisite ka seal või? Ei käinud, ei ole pidudel käia tüüp. Mis tüüp Janek on, kui pidudel käia tüüp ei ole? No ilmselt sükene pessimistlik inimene. Aga spordipoisi tüüp nagu Tiit Priidel meil, kes siin igal hommikul. Sporti küll ja seda küll. Mis sporti teed, kui ei ole saladus? No on küll saladus. On saladus. No seda tahaks nüüd uurida, küll meid huvitaks väga see, mis sporti kas see spordiala on natukene kriminaalne? Ei, mitte, seda mitte. No aga ütle siis välja. No uurime. No meil näiteks on väga huvitav. Meie teeme vibusporti viimasel ajal. Ega sina mingit sarnast sporti ei tee, laskmist näiteks? Ei tee. Vibu ja oda, no selge, mis mure oli, et helistasid? No üldiselt sooviks saada tuttavaks tüdrukutega vanuses 11 kuni 25. 11 oli, kuulsime me koos Kristjaniga õiet, 11 oli esimene vanus. Täpselt, 11 kuni 25. Oot, siin tähendab, ikkagi läheb asi kriminaalseks minu arust, ilma ema nõusolekuta. Tuttavaks saada võib ükskõik, võib lapsega tuttavaks saada, see on nüüd üks mõte hirmu. Tuttavaks saamine on ikkagi Eesti inimese jaoks natukene teise tähendusega, mina tean. Ma arvan ka. No selge, läheb telefoninumber, läheb eetrisse või paneme eetrist välja või kuidas me teeme? Kõigepealt ma tahaks ütelda, et aga need tütarlaste lapsed või tüdrukud või kes nad on, tähendab, nad ei tohiks suitsetada ega liialdada alkoholiga. Õige, loomulikult. Vähemalt need 11-aastased eriti sealt nina panevad õhtuti viina just vämbrite viis ei joo, aga oleksid nii enam-vähemgi kas või korralikud. No selge, sportlikud? Ei pea sportlikud olema, aga enam-vähem. No mis me selle numbriga teeme siis? No numbri võib ma annan täiesti eetrisse. No läheb siis? See on 4, 8, 2, 1, 5, 5. 4, 8, 2, 1, 5, 5 ja Tartus valitakse ette siis väljaspool Tartut või mobiili pealt 27 on nii, nagu me teame. Küsida siis Janekit. Janekit, selge. Aitäh helistamast ja meeldivat nädalavahetust. Ja mina tahaks nüüd tervitada oma vanaemat. No nii, tema pidavat ka olema Raadio Tartu üsna suur kuulaja. Minu vanaema on suur Raadio Tartu fänn. Tõsist juttu räägid? Ei, tõsiselt räägin. Minu vanaema elab siit Tartust 60 kilomeetrit lõuna poole, seal Vene piiri ääres ja ta kahjuks kuulab seda venekeelset Euroopa Plussi ja Tartu raadiot vaheldumisi, aga Tartu raadio on tema suurem lemmik, sest ta vene keelest eriti hästi aru ei saa ja ma mäletan, et tema lemmiksaade oli siin mõned ajad tagasi selline saade, kus inimesed said helistada Raadio Tartu telefonil ja otse-eetrisse laulda laulu. Selle saate nimi oli, Marko, kuidas selle saate? Laula ja hõiska, seda saadet ja kahjuks ei ole, aga meile võib siia ka täna õhtul muideks helistada. Laula ja hõiska, see oli minule